6. käik. Tere kallid rallisõbrad, 28. jaanuar ja pühapäev, lõppenud on Monte Carlo ralli 2024 ja mingil määral tehti ajalugu, sest sellise punktisüsteemiga ja sellist arvutamist meil siin pühapäeval pole veel varem olnud, aga Thierry Neuville oli siis mees, kes maksimumpunktidega siit rallilt ära läks, kuigi matemaatiliselt oleks võinud ka Ott Tänak, kui ta väga oleks tahtnud ja saanud nende suuremate punktidega siit ära minna, aga ikkagi Neuville. Saatejuhid Gunnar Leheste ja Roland Poom. Roland, kuidas oli kokkuvõttes? Tere minu poolt ka. Ma just võtsin praegu selle tänase siis tulemuste põhjal tänase päeva lahti ja peab ütlema, et ma arvan, et siin rallil tänase punktide jagamine toimis, sest Evans, Ogier, Tänak, nende vahel 2,6 sekundit, mis tähendab, et käis ikka korralik lahing viimase meetrini välja, et mida tõenäoliselt tavalises olus võib-olla poleks olnud. Nii et ma arvan, et pikalt kirutud punktitabel, punkti jagamiskorraldus siin rallil toimis. Vaatame, kas Jaan on ka Monte Carlos valmis meiega rääkima ja teeme Jaaniga võib-olla sutsaka ära lausa otse eetrisse. Jaa. No nii, oled Monte Carlos, Jaan? Olen Monte Carlos. Kuidas siis sulle kokkuvõttes see uue ajastu ralli punktisüsteemi mõttes meeldis ja korda läks? Ütleme niimoodi, et ta on ääretult karm. Kui me võtame Tänaku seisukohalt, siis kui ta oleks olnud punkti katsel kiirem 2,6 sekundit, oleks ta võitnud 6 punkti rohkem. Ta oleks tõusnud punkti katsel teiseks ja oleks ka päeva kokkuvõttes tõusnud märksa kõrgemale. Nii et tegelikult, kui nii võtta, 2,6 sekundit võtsid ära 6 MM-sarja punkti, ütleme niimoodi, ääretult palju tegelikult. Aga see ilmselt ongi see põnevus, mida tegelikult pühapäev tahab, et kui me korraks nüüd sinimustvalged prillid eest ära võtame ja vaata seda nagu enda mätta otsas, siis tegelikult ju põnevust see pakkus. Jaa, ei, põnevust ta pakkus muidugi ja loomulikult see oli täielik sekundite mäng, aga alati on ju see, et me vaatame nagu oma mätta otsast ja sinimustvalgete prillidega. Et tegelikult oleks Tänakule muidugi, ma ei ole neid punkte veel kokku lugenud täpselt, aga vana süsteem oleks võib-olla paremini sobinud, aga on nagu on ja tegelikult see punkti katse oli tõesti nüüd tänase päeva otsustav ja kahju, et nii läks. Mida sina said teada ja mis mulje sulle jäi nüüd Oti sõidust ja sellest, milleks Hyundai Oti istumise all võimeline on? No, kui me vaatame, kuidas sõitis Thierry Neuville, siis tähendab seda, et auto on väga kiire. Ja ma ei ütleks, et ta oleks nüüd Toyotast kiirem, aga ta on vähemalt samavõrdne ja asfaltil, üsna puhtal asfaltil oli Hyundai Toyotast üle, mis tähendab seda, et Ott Tänak võitis ka üle mitme aasta kiiruskatse siin Monte Carlos ja tal tuleb lihtsalt selle masinaga kohaneda ja teine küsimus on just see, et see nii-öelda mootori süsteem ehk siis tehnilistes lõikudes kurvilistel teedel on seal probleemid, ehk rallimehed oskavad seda täpsemalt seletada, aga seal tekib vist mingisugune viive või tähendab ühesõnaga auto ei käitu nii nagu peaks, aga kurb on ka see, et Ott ütles, et ta ei ole kindel, et kuidas seda nüüd korra suudetakse teha, et seal on, nagu ma saan aru, ikkagi see muutmine käib jokkere alla, et see on keeruline, aga vaatame, nüüd tuleb ju järgmine Rootsi ralli, see on kiire ralli ja ma arvan, et seal on Otil märksa paremad šansid, ta on juba autot ka tundma õppinud ja see olukord ei ole sugugi nii hull.
aga näiteks kui Neuvilli vaadata, siis ikka vend võttis riske küll, et ta läks täispanga peale välja ja vedas ka välja, teenis maksimum 30 punkti, vaata enne hooaega ju räägiti, et uue süsteemi järgi on küllaltki keeruline teenida neid täispunkte sellepärast, et eks sa oled oma 18 punkti nagu kätte saanud, aga sa pead ralli finišeerima, eks võitma võtad natuke rahulikumalt, ei tühjagi. Et Neuvill pani täna ka täiega ja ta pani sedavõrd täiega, et Ogier tõstis käed üles, ütles, et ei kõik. Et tema enam ei võitle, ütles ka, et ta ei hakka riskima, võtma mõttetuid riske. Ja mis mulle natuke üllatav oli see, et ju Elfin Evans tõstis käed juba laupäev lõunapausil üles, kui Jari-Mati Latval ehk siis Toyota liini pealik ütles, et Evans andis teada, et enam ta ei riski, et ta nüüd sõidab rahulikult, võtab oma 3. koha punktid ja kuidas niisuguse suhtumisega nüüd maailmameistriks tulla, see on ise asi. Tahtsingi küsida, et kas see näitab just mehe küpsust või argust? Kõik sõltub siis, kui 13 etappi on läbi. Kõik sõltub sellest. Oleks Neuvill praegu välja käinud näiteks täna esimesel katsel, teisel katsel. Siis ma mõtleks, et tark mees Evans. Aga nüüd selles olukorras jäi peale Neuvill oma liigse riskiga. Ma kujutan ette, et ta riskis tõesti liigselt. Sul täna draamavabalt, erinevalt eelmistest päevadest? Ja kusjuures tegelikult oligi see ju ralli sees mõttes, et ainult Grigori Munster käis rajalt väljas, seal ütleme niimoodi, Katsuta ka jää peal tegi trikke, aga muidu jäid ju kõik autod kenasti terveks ja tippmehed sõitsid selle üsna turvaliselt ralli läbi. Ei, ma küsin, kas sul läks täna draamavabalt? Minul läheb kogu aeg draamavabalt. No eelmised päevad ikkagi draamat oli. Ei, selles mõttes, aga ei, siin on, kuule, siin on ikkagi, nii Nizza kui ka Monte Carlo, need on ikka hoopis teine tase, et siin niisugused miljoni linnad ja siin praegu meil ongi siin pressikeskus esimest korda on kohe siin kasiino lähedal ja mingi kongressi keskuses on teenrid ees ja taga toovad kohvi ja saiakesi ja kui vaja on. Ja Bentlid sõidavad siin, kehvemat masinat ma ei olegi siin näinud nüüd praegu. Kuule, aga mine tee ikka kasiinost ka üks reportaaž. Kuidas seal elu käib? Ei saa, mul ei ole ülikonda, mul pole lipsu ja kui te saadaksite mulle niuke 1010, siis ma võiksin minna mängida kasiinos küll, et pool võidust teile ja kogu kaotus samuti teile. Ja siis pluss ülikonna lipsu jaoks veel 10 tonni, et ega siin vist odavamaid ülikondi on hakkusin müüda, ma tahtlen. Kuule, aga mine tee Otiga siis surematu intervjuu ja näeme juba varsti Tallinnas. Ja, aga ütleme niimoodi, ega seal üsna keeruline seda head intervjuud teha, sest ega Ott oli ikka punktikatse lõpus pettunud ja nagu ta seal ütles ka, et tuleb kõik see alla neelata, et mis juhtus. Aga loodame, et siis juba mul kolleegid teevad märksõda rõõmsama intervjuu Otiga Rootsist. Ja, loodame. Kuule, olgu. Aitäh sulle! Teeme nii. Nägemist. No nii, arvutame võib-olla kõigepealt ära või õigemini Kaspar ja Eigo on meil siin juba arvutanud. Eigo oli päris närviline, võib öelda, et pastakas paber ja mis tal siin kõik lahti oli, et lõpuks sai jagu. Loodame, et on õigesti meil nüüd punktid ja need ma loen nüüd meie Delfi spordilehelt ette. Thierry Neuville 30 punkti, midagi arvutada väga rohkem ei ole. Sébastien Ogier 24, mis tuli nüüd sellest, et üldarvestuses teine, tänase päeva arvestuses 3. ja punktikatse arvestuses oli Ogier meil teine. Ja, just.
Elvin Evans 21 punkti, tuleb kokku nii, et üldarvustuses 3., täna 2. ja punktikatsel Evans 4. Ott Tänak 15 punkti, üldarvustuses 4., punktikatsel alles 5. ja täna 4. Ja siis jätkavad juba Adrien Formeau, Takamoto Katsuto ja Andres Mikkelsen, aga vaevalt need mehed hakkavad siin tiitliheitlust mängima. Kellest me alustame? Ma võtaks selle praegu üldse niimoodi kokku, et kui sa neid ette lugesid ja oma peas kiireid arvutusi tehes eelmise aasta punktisüsteemi järgi, siis ainuke kaotaja siit teoreetiliselt oligi Ott. Et küll jah, võtta seda pidi, et 4. koht oleks andnud 12 punkti, on ju, pluss mingid Power Stage'i punktid, ütleme siis tänases olus 1 punkt juurde, 13 punkti, et nii-öelda paberi peal võitis, aga teised lihtsalt võitsid veidi rohkem, et ma arvan, et üldiselt hetkel me ei saa mingi suuri järeldusi teha sellest punktitabelist, igal juhul andis see mingisugust actionit juurde siia ja mingisugust põnevust, aga jah, liiga palju järeldusi veel ei teeks. Aga millest me alustame? Ma ei tea, Munster ikkagi tänu sellele punktitabelisüsteemile sai 1 punkti kätte. Olenemata, et eile sai katkestatud. Munster oli enne katkestamist, mis kohal, meenuta mulle? Nüüd tänase päeva võttes või absoluudis? Ei, absoluudis. Ta oli 6. kohal, enne kui ta 12. katsel katkestas. Just. 5-6 oli Demspardid. Jaa, et tegelikult kui nüüd siin hakata tiitleid jagama, siis Munster on mul... Ei, ta ei ole mul nädala üllataja, mul Pepe Lopes. Pepe Lopes oli kindlasti kõva vend, üllatavalt kõva vend, aga ega Munster selles mõttes palju alla ei jää, et tegelikult Monte Carlo olud olid olenemata sellest, et jääd ja lund ei olnud väga, oli sellegipoolest väga trikid ja kui me võtamegi kohe selle esimese katse, kus tuli vigasi päris mitmel sõitel ette, siis tegelikult ma arvan, et Munster ületas kõikide ootusi, ületas enda ootusi ja ületas ka meeskonna ootusi. Me võime selle katkestamise praegu selles mõttes välja, et see oli üks ülimalt tobe juhus, sest tegelikult auto on terve, ta ei olnud raja pealt isegi väga väljas, vaid ta oli raja piirete vahel kinni. Et see oleks nii-öelda kõige halvem stsenaarium nagu loogilises mõttes oleks see, et ta korra pani sinna tagurde peale, läheb edasi, kaotab 5 sekundit tagasi, apille sinna kuri torude vahele kinni lihtsalt. Et tegelikult, ma ütlen, kui ta siin suutis sõita sellise tempoga, kõva vend, ja ma arvan, et ta paar korda ikka hooaja jooksul võiks veel üllatada, et loodame, et seda stabiilsust on. Mulle tundub, et Munster tegelikult on selles mõttes võib-olla isegi rohkem peaga sõitu kui Formeau ja oli Lube, et tal oli see nüüd 3. ralli vist ralli 1-ga, ja mitte üheltkilt nendest 3 rallist ma ei mäleta, et ta oleks mingit väga sellist rumalat viga teinud ja riski võtnud. Nii et ma ütlen, et see hooaeg võib tulla selles mõttes tema poolt huvitav, et vigasi vähe, siis ka areng peaks olema päris okei. No kui hetkel tõstab Thierry Neuville seal Monte Carlos karikat pea kohale, siis mina annaksin talle kaasa veel ühe vimpli, millel on kirjas nädala rõõmupall. Jaa. Seda tegelikult pole isegi ammu näinud. Neville'i nii rõõmus olevat, et see hakkas juba peale ju eile lõunapaiku seal kuskil, kui ta naeris ja jube heast ujus oli, vaatas, et kuidas kõik saavad ta käest ära siin kalendriga. Et ma ütleks, et see oli väga, väga tugev avaldus Neville'i poolt meistri tiitli suunas. See oli niivõrd tugev avaldus, et tegelikult paneb mõtlema lausa, et nagu kuhu see välja võib viia, sest sõita Ogieri vastu ja selgelt näidata tegelikult ülemvõimu mees mehe vastu võitluses, kus Ogier ütleb, et tema tõstab käed püsti ja ta ei suuda rohkem, et see tähendab midagi, sõita teise mehe koduteedel. Nii et eks siin kindlasti on hooaja jooksul Neville'i rallis, kus ta ei ole eriti kodus, aga võtame eelmise hooaja, kuidas ta arenes, tegelikult siin viimasel ajal arenes nendel kiiretel rallidel ja sõita Soomes ka, kus ta sõitis ju ikkagi ka liidri tempoga kohati, on ju. Et see, ütleme, see on tugev sooritus ja ma arvan, et teised mehed peavad küll mõtlema hakkama, et kuidas Neville'ile vastu saada. Neville siis karjääri 20. etapivõit ja Montes 2.
etapivõit, 2020 oli ka Montes parim. Peale seda oli ühe korra 3., siis oli 2022 oli 6. ja 23 oli jälle 3. ja enne seda esimest Monte võitu oli siis 2. Aga Jaan ütles, et väga riskeerivalt sõitis. Kuidas sulle tundus? Ma ütleks, et ega sellel, kui sa ralli võidu peale lähed sõitma Ogieri vastu, siis sa peadki riske võtma. Et võib-olla Ogier on ainuke vend, kes suudab sõita ralli võidu peale, nimelt väga palju riske seal ei võta Monte Carlos. Aga no me nägime ühte viga tema poolt, kus ta tegi spinni, kaotas seal kuskil 6-7 sekundit, aga tegelikult see nii-öelda jäigi viimaseks veaks. Küll ta ütles paar korda katse lõpus, et tal on hea meel siin olla, et nagu moment oli katse peal, aga et sõita jällegi Ogieri vastu Montes võidu peale, ma arvan, et seal tulebki võtta sellised riske, et nagu seal roolis mugav olla ei ole, et võtame jälle hooaja kokkuvõttes, võidab see mees, kes teeb kõige vähem vigasi ja riskeerib võib-olla õigetes kohtades, sest ilma riske võtmata niikuinii seda tiitlit ei saa ja tundub, et Neville lihtsalt siin rallil praegu teadis, kus neid riske võtta. Jaa, Ogier, no viimase katse lõpus siis ütles ära ka, et mis teda sel vaimselt siis natukene võis segada sel nädalavahetusel, et surma oli saanud keegi sõber, kes aitas teda kunagi ralliautosse. Jaa, ääretult kahju. Aga ma ei taha uskuda, et kuidagi selle taha nagu tema sooritus jäi, sest tegelikult see katse, kus ta nii-öelda siis selle, ütles, et mingi probleem on ja valas mõned pisarad, et tegelikult ta võitis selle katse nii rajult teiste ees, see oli pea 11 sekundit, et pigem see oli just selline tunne, et annab nagu võib-olla seda indu juurde, et kellegi auks sõidab ja peab võtma selle võidu, et ma arvan, et sinna taha nii-öelda mentaalselt see ei jäänud. Elvin Evans, no võib-olla me tegime eilse podcasti pealkirjaga natukene liiga, aga vastuse selle küsimusele saame, ma arvan, et siin hooaja lõpupoole, et kas on tiitlinõude või mitte. Mis see pealkiri oli, ma ei mäletagi. Et kas Evans ikkagi ei ole tõsiselt võetav tiitlinõude. Just tänu sellele, et eile tegelikult andis alla mingis mõttes. Vaata, tegelikult tulebki see välja, nüüd võtame Neville ja Evansi vahe, kus mõlemad on kiiruse poolest võimelised sõitma esikoha peale ja 2 faktorit, kas ühele sobib üks ralli rohkem ja julgeb võtta mingi riske teatud kohtades, kus aega võita, või teine koht siis, et ma ei tea, võib-olla pole ikka üldse Evansi ralli ka, ma ei ole muidugi kuulnud, kuidas ta Monte temaks on, aga ilmselgelt ma ütleks, et ega Evans kiiruse poolest oleks seal tegelikult olnud, ta oleks võinud seal olla, aga ta ütles, et ta ei julge neid riske võtta, ta tahab võtta kindlad punktid pigem. Et kumb on parem, kas tegelikult Evans oleks jätnud siin ka läinud võib-olla neid riske võtma, oleks auto tee äärde jätnud, see on ju tegelikult meeskonnale oleks olnud ikka katastroof, kui Ogier võtab üksinda punktid siit põhimõtteliselt. Et ma arvan, 2 halba asja on ka, teine osa ongi see, et back-upi selles mõttes ei olnud meeskonna punktide nimel, et ma ei taha öelda, et Evans selles mõttes kuidagi neid kehv on, et tegelikult ta näitas ikkagi kuni laupäeva lõunani mega head tempot. Ja räägime siis Otist, 4. koht. Mind paneb muretsema kõige rohkem ikkagi see mootori asi. Seleta välja lahti, mis see ALS ja anti-lag süsteem ja kõik need asjad tähendavad. No anti-lag süsteem on siis, ütleme siis, kui oma tavaautoga sõidad, kus on ka turbo vahel, siis ütleme, turbo tuleb tavaliselt seal kuskil 2000 pealt, 2500 pöörde pealt tuleb taha, et hakkab siis nii-öelda boostima jõudu juurde andma, et siis anti-lag süsteem on see, et seda läägi seal ei ole, seda hetke, kus ta nagu ootab ja kogub ja siis tuleb turbo taha, et see on kogu aeg ja ta on nagu kutsume nii-öelda pauk on taga kogu aeg, vaata. Et nii kui sa gaasi lähed, ta kohe tõmbab. Nüüd tõenäoliselt see probleem seal, mis tekkis, oligi see, et kui jala võttis gaasi pealt ära, et see turbo pauk lõi nagu edasi liiga tugevalt ja see tegelikult nii-öelda iseenesest nagu liigutab autot edasi nii-öelda siis piltlikult vajutab gaasi, otseselt gaasi ta ei vajuta, aga ju siis seal midagi nii-öelda selle mappinguga oli valesti, et kas ta lõigi sellel hetkel liiga palju, kui gaasi peal ei olnud. Et seda peaks nagu nii-öelda maha keerama, siis sealt veidi seda pauku. Huvitav on muidugi see, et ma arvan, et see on nagu nii kuidagi selline basic seade, mis pannakse paika autot arendades, et seda nagu näppima ei pea rohkem, ma eeldaksin. Aga tundub, et võib-olla peab.
et läks võib-olla nagu kiireks või? Kuidagi läks võib-olla nagu paljuks, kui seal, ma ei tea, midagi seadistati. Või seda ettevalmistusaega jäi kuidagi väheks äkki? Võib-olla küll, jah. Et ma olen ise kokku puutunud sellega paar korda, kui esimest korda sõitsin turbomootoriga auto, kus kurvis võtad jalagaasi pealt ära, aga see pauk on nagu kogu aeg taga ja ta nagu lööb autot edasi, et siis jalaga hoiadki piduriga kinni, et nagu ära liigu. Et paar korda on paar momenti juhtunud ka, et ju siis ei saanud seda kuidagi niimoodi lihtsalt lahendatud, kuna vist lõpuni välja ikkagi mingit pahameelt see tegi Otil. No fakt on see, et oma tiimikaaslasest võib-olla põhilisest konkurentsist on praegu minut ja 14 maas. Ja, aga vaata, see tegelikult võibki olla lugu selline, et kuna Neville selle üle ei kurtnud, et kas see üldse on viga? Et võib-olla see auto, võib-olla see ongi nii tehtud, ja Neville'ile sobib see. Et ta teabki mingites kohtades, kus ta võib-olla piduriga hoiabki kinni, et ta teab, et see turbo lööbki nagu hoogu peale kogu aeg. Ja ta liigutabki autot edasi. Et ma ei tea seda tausta üldse, aga võib-olla see kuidagi tundub sellise asjana, et see ei ole nagu probleem. See on lihtsalt nagu vaja seaded ümber muuta. Ühesõnaga, peamurdmist 2 etapi vahel hakkab jaguma. No midagi peab tegema kindlasti, et oleks ka Otil seal autos mugav olla, et ma arvan, et see ei ole nagu saladus, et see auto on ilmselgelt ehitatud Neville'i järgi ja kõik Hyundai'd on alati olnud Neville'i järgi ehitatud. Võib-olla tagumistel meestel väga palju ei peatu. Ma tahaks korra Takamoto Katsutal peatuda. Kas see oli juhus, et ta selle punktikatset meil juhtis, kuni Neville ja Ogier selle aja lõpuks üle sõitsid napilt? Ma ei taha öelda, et kas ta ei tea oma kohta selles tiimis, aga ikkagi 1 punkti Evansit võttis ära. Evans punktikatset 4, tema 3. Ma arvan, et oleks see Hyundai ilmselt oleks seal nagu öeldud midagi, aga mulle tundub, et ega Latvala nagu ei ütlegi midagi seal kunagi, et ta ongi nagu lihtsalt nägu, kes väga nagu mingeid otsuseid ei tee, nii nagu see meeskond toimib, nii ta on. Et ilmselgelt võib-olla võiks natuke analüüsida ja mõelda, kuidas midagi strateegiat sättida. No Evansilt 1 punkti ära võttis, aga ju las ta siis olla nii. Et eks seda on natuke raske sättida ka seal ajaliselt, et kommunikeerida ja autos ei või. Et teine variant oleks see, et ta võtab üldse maha ja võib-olla annab mõnele Hyundai mehele punkte. Mikkelsen ei võtnud Otilt punkte, sättis ennast 0,5-ga Oti taha. Eks ta puhas juhus on tegelikult, aga ega Takamoto puhul ma ka ütlen neid nii palju, et kuna ta nii-öelda paberi peal Toyota teine sõitja on, siis tegelikult tuleb step upida natuke ja eks see koht, kus ta oma vea tegi, seisis 5 minutit kraavis, anname selles mõttes andeks, et seal tegid ka teised asjad viga. Muus osas ega motivatsiooniga ilmselt pärast seda liiga palju sõita ei olnud. Tänase päeva lõikes Takamoto siis 6. Ega seal kaotus oli ka suur juba täna, et ootame uusi rallisi, vaatame, maha ei kanna. Ralli 2 lõpp oli päris põnev. Johan Rossel viimase katsega võttis Pepe Lopesi ees selle võidu ja 4 sekundit jäi ainult 2 mehe vahe. Kõigepealt ma olen kuulnud mitmelt poolt, et kuulge, kes see Pepe on? Kus ta nüüd välja ilmus? Tegelikult päris võõras nimi ei ole. Vaatame, kust ta on tulnud. Mida sina varem Pepe Lopesist teadsid? Ma ikka olen pannud tähele, kui ta on Euroopa meistrivõistlustel sõitnud ja ega ta MM-il võib-olla liiga palju ei olegi, aga tegelikult aastaid tagasi juba näiteks Peugeot Ralli Akadeemiaga Euroopa meistrivõistlustel äkki oli 2017 sealkandis kuskil. Edasi on ka pigem olnud kohalikud meistrivõistlused Hispaania. Väga palju ikka Hispaania ja Portugali lippe on siin tema EWRC profiili juures. Ma vaatan, on Portugali mingit sarja sõitnud ja 2021 oligi, kus ta sõitis siis kaasa Rally Estonia, Soome, Hispaania. Hispaania oli eelmine aasta kohalik, et tegelikult tegi 3 Portugali ja 3 MM-i sõitis kaasa. Eks ta on niimoodi ükshaaval kuskilt iga aasta natuke võtnud ja ei tea, loodetavasti on see aasta mingid rohkem mõtteid, et iseenesest ju tundub, et päris värske tuul. Ja, et tegelikult 28-aastane, ma arvan, et kogemus on ka selline hea, et teab, kus panna ja kus võib-olla peaks tagasi hoidma. Ja 3. siis WRC 2 arvestuses Bulgaaria rahvuskangelane. Ja mulle meeldib see, kuidas just Bulgaaria rahvuskangelane, et jah, las ta olla see.
no aga anname teised tiitlid ka välja ja siis lähme küsimuste juurde. Nädala tegijas pole ka küsimust, läheb sinna samma, kus rõõmupalgi läks. Nädala soperdaja pakkus üks siis kolleegidest välja, et võiks olla see mees, kes Oti mootori kokku pani. Ei ole seal mingit seal ei ole mingit mootori probleemi nii väga, ma arvan, et see on ka mingi, oleks see katse peal vaata välja, et siis võib-olla ütleks, aga õnneks see nagu oli kuskil service pargis ja see lahendati ära, et sellele ilmselt ei anna, aga nädala soperdaja, kes see on? No kellele me siis anname? Vaata, ei olnud sellist hullu nagu mingit eriti tobedat asja. Ma tahtsin veel ühe Mikkelseni juures peatuda selles, et kujutame ette, kui Mikkelseni asemel oleks selle võimaluse saanud näiteks Oliver Solberg. Kui tänulik ta oleks selle olnud. Ma ei näinud Mikkelseni intervjuust, et ta oleks tänulik selle võimaluse eest. Ja, tead, nädala soperdaja, ma tean, kes see on. Ja võib-olla isegi mitte hetkel nädala soperdaja, vaid selle aasta soperdaja on Abite Puul, kes otsustas, et Mikkelsen sinna autosse läheb. Tõsiselt, mul oli esimesest hetkest, kui tal öeldi, et okei, Mikkelsen läheb pulti, olin kahtel seisukohal, aga nii kui tuli neljapäev, siis saad aru, et nagu see oli kohutav otsus. Miks, no ma ei saa aru. Ma räägin, nagu sai juba mainitud probleem on ka selles, et ta vist ei saagi ühtegi sellist rallit, kus ta nagu tunneks ennast mugavalt, et ta sõidabki neid kõige halvemaid rallisi. No milleks? Pange sunnine sinna rooli, kes suudab tempoga seal võidu peale sõita. No crashib ära, võib-olla crashib, aga vähemalt nagu näitab tempot ka. Et piinlik jah. Ja aga kindlasti Solberg sunnine, need mehed oleks kummardanud maani ja ma ei tea, mida kõike teinud. Jaa. Rohkem nädala ebane sõdur ka. See läheb Pepel, vaid sinna sellele Munsterile. Anname Munsterile, ja. Et ei, tema ka tore mees. Aga küsimused ja meil tuleb lõpus siis langetada valus otsus, kes saab auhinna, kes jääb ilma. Aga siis Andrus on meil kõige värskem küsija, et kui teil eile oli siin väike arusaamatus punktide ja kohtadega, siis mul ka küsimus. Kui Neville oleks täna olnud 3., kas siis Neville oleks ikka olnud kogu ralli võitja? Jah, ikka, muidugi. Ralli võitja ikkagi on seda me mainisime ka vist kuskil, et selle ajaarvestuse väiksem aeg ikkagi, jah. Et see on puhas punktitabeli mäng, mis siin error on mõne jaoks hetkel. Jaa, Heiki küsib, et kui piloot ja kaardilugeja on erinevatest riikidest, siis kas lastakse hümni piloodi rahvuse järgi või kaardilugeja järgi või hoopis mõlema? Piloodi järgi lastakse, jah. Nüüd ma kaotsin meilid korraks ära, aga kohe ilmuvad jälle. Sa oled õnneks IT-venn nii kõva, et sa leiadad üles igalt poolt. Ma võiksin olla kuskil IT-guru vabalt. Jaa, muidugi. Tegelikult mitte, ma olen päris koba. Excelis olen kohutav, kõik muud asjad on enam-vähem. Nii, Tõnis küsib meilt, kuskil intervjuust käis läbi, et eile hommikul Park Fermees oli Otil aku tühi, sellepärast see lükati teenindusse. Teine teema on see, et kogu ralli vältel kummitanud mootori probleem on seotud ALS-iga, sellest me rääkisime. Ott rääkis sellest ka Jaanile, väidetavalt on see süsteem nii palju ka reglementeeritud, et insenerid ei tohi seal midagi väga näppida. Aga minu küsimus hoopis on selline, kas teil on mingit infot Robert Virvese tänavuse hooaja osas? Väga ei ole, no nii palju selles mõttes ju kuulnud olen, et need põhisponsorid, kes tal on selja taga ikkagi starter ja mis seal on, et järelikult ikkagi eelarvet kuigi palju peab olema ja midagi tehakse. Vist mainisin ka korra, et mingi päev nüüd, mis siin oli, et isegi kui saab mingisugune, ma ei tea, 2-3 rallit teha, et nüüd oleks tähtis lihtsalt võib-olla isegi üle piiri kohati sõita ja näidata oma kiirust ja võib-olla rajult võttagi mõni katsevõit, et kuidas üritus lõpeb, võib-olla isegi kohati võib-olla teisejärguline, aga näidata oma potentsiaali, et kui nii vähe etappe on võimalik sõita, aga no nii palju ilmselt võib öelda, et kuskil ta midagi ikkagi teeb. Loodetavasti MM-karussellis. Kuule, aga paha uudis on see, et täna 3 küsimust tuligi ja me peame nüüd... Aga eile oli päris palju ju. Eile oli päris palju, mõtle, mis meil eile head oli. Tead, ma tänaks kõiki küsijaid ja käivitaks Lototroni. See on hea mõte. Ütle üks number, ütle üks suvaline number. 1-30 näiteks. Selge, ma ütlen sulle
18. Nii, mul on kõik küsimused ees ja hakkame siis lappama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma ütlen, kui täis saab, siis ma hakkan tagasi lappama. 18, jah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja võitjaks osutus Ingmar. Küsimuse eest, kuidas on eksperdi selle aastase plaanid ja kas Gunnarit ka roolis näeme? No kuule, see on ju vahva küsimus. Aga see on Ingmar, kes käis meil stuudios, või? Ma arvan küll, jah. No, väga vahva. Ma arvan, et esimese ralli puhul on aus, sest meil on vaja kuidagi käivitada. Ja, absoluutselt, midagi. Ja nagu eile sai mainitud ka, siis kõik ühise pingutusena see aasta ju pushime 6. käigu number 1 podcastiks, nii et Ingmar kindlasti nüüd saadab selle infoga oma sõpradele ja sugulastele ja perekonnale kõigile, et kõik peavad 6. käiku kuulama hakkama. Eile rääkisime sellest ka, või täna õigemini Timoga, et mille seast nüüd Ingmar seda pilti hakkab valima, mis Timo talle välja prindib, et ikkagi nende piltide seast, mis selles Timo Anise 10 kaadrit seerias ilmusid, ootan Ingmar siis meili peale sinu seda valikut, mille Timo võiks välja printida ja Timo tuleb meile toimetusse seda allkirjastama ja me teeme lausa Insta story sellest, kuidas Timo oma autogrammi sinna peale paneb. Vägev. See on äge auhind. Jaa. Aga millal meil siis edasi läheb? Rootsi ralli? Rootsi ralli, kui ma ei eksi, siis umbes täpselt 3 nädala pärast peaks olema siis... Ja seal on juba ju mehi rohkem eestlastest. Jaa, Kalle Rompera on ka või? Kas ma nüüd mäletasin õigesti seda startlisti? Ma loodan, et ma nägin täna amatööri Facebooki lehel Rootsi ralli stardilisti. Kui ma nüüd leiaks selle üles ka. Ma juba vist... Sa juba leiad või? Ma vaatan kuskilt mujalt, entry list TVRC-st. Kalle Rompera on tagasi. Jaa, nii see on. Ja ka Esa-Pekka Lappi. Mis tähendab... Lorenzo Bertelli ka. See tähendab, et meil on 9 WRC autot. Ralli 1 autot. Jaa. Nii et selles mõttes läheb põnevaks. Lappi kindlasti kiire Rootsis. Ja ma arvan ka, et kui ta teeb siis poolikut hooaega, siis ta on võib-olla paremas elemendis tegelikult. Ja Kalle Rompera, ma arvan, et ei vaja liiga palju põhjendusi, miks ta võiks või ei peaks võidu peale sõitu minema. Võib-olla see ennustus nüüd läheb grammi võrra raskemaks. Aga mis kohalt nüüd Kalle meil stardib? 9. või? Kalle ikkagi selles mõttes peaks startima nüüd siis punktitabeli järgi ju. Järelikult viimased kohad, see tähendab, et Rootsis päris hea jälg on sees. Oleneb oludest muidugi, mis siin tulevad. Nii, aga Lappi, tal on ka 0, mitmed tema stardib siis? Ma arvan, et siis ta tegelikult siis ta stardib Kalle tagant, ma arvan, et siis need, kes pole sõitnud, äkki võetakse nii-öelda eelmise aasta tulemust järgi, kes oli eespool. Ma arvan, et siis jah on niimoodi, et Lappi kõige viimasena siis stardib Bertelli tagantpoolt nii-öelda esimesena, siis on Esa-Pekka Lappi ja siis on Kalle Rompera. Eks ta niimoodi, siis tuleb Munster. Vist tõenäoliselt läheb niipidi. Ja eestlastest on siis ka Georg Linnamäe, James Morgan. Toyotaga. Toyota Yaris Rally 2, tõepoolest. Loodame, et need autod on oma mingid väiksed beebimured saavad lahendatud siin mõne nädalaga, et ega ei olnud nendel autodel lihtne debüüt siin Montes. Ja Škoda Fabia Rally 2 on ekipaaž number 28, Gregor Jeets, Timo Daniel. Seda on alati tore näha, et kui ka teised Eesti mehed peale Ott Tänak ja Georg Linnamäe tulevad sõitma, eks ta natuke kimpus oma seljaga ikka ja see ilmselt proovib jälle ja vaatab, kas pärast kannatab kõndida või ei kannata, et loodame, et kõik on hästi või parem kui ennem. Ja junior WRC debüüdi teeb Romet Jürgenson. See on äge ja ma arvan, et meil saab tegelikult olemagi Rootsis päris põnev jälgida seda junior WRC-d just sellepärast, et junior WRC on läbi aegade kõige rohkemate osavõtjatega aasta. Ja seal on ka näiteks juba mainitud Pulaatsia, mitte Marko Pulaatsia, aga tema vend Bruno Pulaatsia, kes on sõitnud tegelikult viimased aastad WRC 2. Oi, siin on kõva nimekiri ju. Ja, see on kõva nimekiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 19, jah? 19 autot on junior WRC listis. Ma arvan, et lagi on altaasetel võib-olla kuskil 12.
Lahe. Väga lahe. Siin on ka mõni mees, kes Rometiga seal FIA Rallystaaris heitles, Jill Taylor näiteks. Seal ju läkski 4 meest läks edasi vist. Et ütleme niimoodi puhtalt peale vaadates julgeks Rometile pakkuda küll, et siin top 5 ta sõidab kindlasti. Et see pole kahtlus. Ja rohkem ei hakkagi pingeid peale talle panema. Jaa, ärme pingeid pane, aga ma arvan, et puhtalt nagu sõita koju. Aga ma arvan, seal top 5 ei tohiks olla tal nagu liiga keeruline püsida. Võtame kokku Monte Carlo, ütleme, et draamat ei olnud, aga jumal tänatud, et draamat ei olnud, sest autosid on ka vähe. Autosid on nii vähe, et me ei saagi draamat lubada. Aga fakt on ka see, mille ma mõtlesin hommikul, et meil kindlasti tuleb neid rallisid, kus saab draamasid olema ja meil lõpus on konkurents siis 3-4 WRC. Ja, see on täitsa reaalne, sest ega seda on varem kõeld, et autosi on 10-11 stardis ja 3 jäävad põhimõtteliselt alles, et me kindlasti näeme seda hooaja peal ja see saab olema veidi kurb, aga mida teha, loodame, et ühel hetkel neid rohkem. Ja, täname kuulamast, täname saates osalemast, Roland, Jaan, täname küsijaid ja üldse rallisõpru, kelleta me seda asja ju ei teeks. Just, ja kohtumegi juba 3 nädala pärast täpselt päeva pealt, siis vist on juba ralli läbi, nii et kohtume umbes 2,5 nädala pärast. 15 veebruar siis hakkab pihta Uumes. Just. Ja meil on Shakedowni päev ka 15 ja siis me eetris olemegi. Täpselt, nii on, nii et kaua ei pea ootama, varsti tagasi. Kõik head! Kuues käik.